Alustame kontserti objekti esitlusega, mis asub õues. Tegemist on minu kõige uuema, kõige viimasema kunstiteosega, mis kuulub selle suure näituse koosseisu siin üleval. Aga me täiesti põhimõtteliselt võtsime ja käsitlesime seda eraldi, presenteerime selle eraldi ja täna. Still you gather your mind and get together. All your powers once you made a start. All the way is still ahead, but you know now that this would be the easiest part. You dig yourself out from under the stones and soon you're on the edge again with your body there finally from the grave to roll. Ma olen sündinud konkreetselt Tallinnas ja terve lapsepõlve siin kasvanud ja elanud, selles mõttes ma võin öelda, ma olen elupõline tallinlane. Kogu mu sündimise lugu oli algusest peale tegelikult väga dramaatiline. Ma sündisin nimelt 10. kuul, mul oli 3 korda nabaväet ümber keha, see ema jaoks oli see kohutavalt raske sünnitus ja kõigele lisaks õnnestus mul sündida täpselt kell 12 südaööl ja emale anti veel valida siis, et kumb kuupäev nagu sünnipäevaks, 2. või 3. veebruar. Ema ütles, no milles küsimus, 3. on palgapäev ja 3 saab koolis läbi 3 on. Ma arvan, et oma esimestel eluaastatel mu emal õnnestus mind kohutavalt üle ära elitada. Et ta on nagu kohe niisugune ülemõõduliselt armastav ema. Aga mind päästis venna sünd, kui ma olin 4,5-aastane, siis kõik see raskus kandus minu venna peale ja ühtlasi mu vanemad väga dramaatiliselt lahutasid. Kui piltide pealt vaadata, siis justkui nagu oleks tegemist täiesti ideaalse paariga, et ema nägi veel nagu Marilyn Monroe, isa nagu Elvis Presley, no mis sa veel tahad, eks. Aga tegelikult selgus, et nad absoluutselt ei klappinud omavahel kokku, nad võib-olla ei oleks tohtinud üldse kunagi kokku saada, need täiesti erinevad karakterid. Ja lahku nad läksid, mis muidugi mind taaskord sügavalt traumeeris, aga samal ajal elu oma positiivses pooles läks väga lõbusalt ja õnnestunult edasi. Nimelt ema töötas medõena Tõnismäe polikliinikas. Ja peale vanemate lahutust õnnestus emal teha suurepärane korterivahetus, saada vahetada Lomonossovi tänaval asuv Hruštšovka hästi tillukese ilma eriliste sanitaartingimusteta, aga selle eest väga šefi parkett põranda ja suurepärase asukohaga kodanliku korteri vastu Roosikrantsi ehk tolleaegses Lauristini tänavas, mis oluliselt määras mu saatust. Selles samas kvartalis asus Tallinna 7. keskkool, kuhu ma edukalt tegin sisseastumiskatsed ja seal ma õppisin järgmised 11 aastat. Ja ma arvan, et need on nagu need mõned sellised saatuslikud faktid, mis on mu elukäiku oluliselt määranud, aga kui järgi mõelda, see on ikka väga juhuslik kõik see asi. Taevaskoja
on üks väga oluline koht olnud minu elus, kuna minu isapoolsed vanemad on kõik sealt pärit. Minu vanaisa nimelt on sündinud konkreetselt Hurda talus, tegelikult on Kurvitsad ja Hurdad üks ja sama suguvõsaneks, Jakob Hurda ema oli Kurvits, kirjutatud kaksikv-ITZ nagu tuva. Kui mu vanemad lahutasid, siis seda enam olin ma suveti just oma isapoolsete vanavanemate juures siis seal Taevaskojas. Ja see on imekaunis koht, minu meelest see on kõige ilusam koht üldse Eestis, suur Taevaskoda, väike Taevaskoda, tõesti siis müstilised kaljupaljandikud. Sääski ei ole koerte haukumist, mitte ühtegi, huvitaval kombel seal kohas ei olnud koeri, ei peetud vajalikuks, koerad olid nagu selleks, et vargaid nagu eemale peletada, seal vargaid ei olnud, polnud vaja ka koeri, niisugune metafüüsiline, ütleme, vaikus ja linnulaul, imekaunis loodus, kõik lapsepõlve ja suved ma praktiliselt veetsin seal. Minu vanaisa Adolf Kurvits, kujutate, see oli nimi, tema oli eluaegne raudteelane ja Taevaskojast käis siis Tartu peas raudteeliin läbi ja mul on lapsepõlvest just eriti jäänud meelde kõik see raudteeäärne romantika, raudteede ääres kasvasid kõige paremad maasikad, seal oli kuidagi nagu eriline atmosfäär oli ja raudtee ääres võib-olla sealt minu siis niisugune nagu rongide armastus suurel määral, aga vanaisast veel rääkides, et minu meelest oli kõige šefim vanaisa, mida nagu üldse saab ette kujuda. Minu vanaisa ei jaganud mitte mingeid õpetussõnu, ta oli enamasti, ta oli tasa suve jooksul, küsis mult umbes 2 küsimust, et Raul, kuidas sul koolis läheb see küsimuse esitamine, võttis tal umbes 5 minutit aega, ta niimoodi valmistas tükk, kuidas sul siis koolis läheb. Ja siis ma ütlesin, hästi ja siis sellega oli nagu esimene suve pool nagu täidetud ja siis kommi raha. 15 kopikat. Ja fantastiline tava. Lapsest peale ma olin kindlas teadmises, et looming on minu valdkond, kus ma tahan nagu edasi liikuda, ei olnud täpselt teada, et mis mõttes siis. Esimeses klassis istusime ühes pingis koos tänase meedia suurkuju Hans Luigega. Hans Luige isa Hans Luik oli kirjanik. Jah, tema kodus külastades mulle jättis väga sügavat muljet, et kuidas elab üks kirjanik ja nii. Ja kui meil oli omavahel jutuks, et kelleks, kes nüüd nagu tahab suureks saades nagu saada, siis Hans teatas teie enesekindlusega, et temast saab kirjanik. Mina olin endamisi mõelnud, et ma tahaks kirjanikust saada. Aga kui pinginaaber nagu niimoodi teatab, eks mulle ei kõlvanud siis nagu sama valikuga lagedale tulla ja siis ma teatasin siis selle peale, et eks siis minust saab kunstnik. Ja näete, oligi vist valik nagu langetud. Edasi oli nii, et poiste seas oli nagu see kujunes nagu mingis mõttes au küsimuseks ka, et kohe peale kooli lõpetamist saada ülikooli sisse ja mitte sõjaväkke sattuda. Oli ka ühtlasi teada, et kunstiülikooli kujutava kunsti erialad olid politiseeritud ja et sinna sisse saada, sest kindlasti mingi 5-6 korda oleks pidanud proovima vahepeal sõjaväes käima. Minu valik oli, et ma lähen õppima arhitektuuri. Ja see rada oli ka enne mind sisse tallatud, et mindi arhitektuurist ja disainist ja sisekujundusest päris sageli kujutava kunsti erialadele üle. Mul oli plaan minna üle graafikasse, aga kui ma teisel kursusel näitasin oma graafilisi lehti, kus ma olin kõvasti pingutanud, et näitasin Paul Luhteinale, siis ta rääkis mulle midagi sellist, et ma pean nagu veel detaili harjutama mingi oma vanalinna joonistagu neid lampe ja ornamente ja siis mul hakkas nagu see eest keerama, sest selleks ajaks ma olin juba selline päris radikaalne tüüp, mul olid nagu just pikad juuksed ja ühesõnaga minu maailmavaatega nagu siuke perspektiiv
nagu mitte kuidagi klappinud ja graafikas jäi üle minemata, arhitektuuri õpingud lähenesid juba lõpule, aga kui ma 5. kursusel sattusin täiesti juhuslikult assistendiks Vilen Künnapuu ja Ain Padriku juurde EKE projektis, siis neil oli võimalus välismaal käia ja nemad näitasid mulle kataloogi, too aeg oli just see Ars 83, mis oli väga märgiline näitus, kus oli kõik need tolleaegsed trendid esindatud, siis kui ma seal esimest korda nägin transavangardset maali, siis no ma sain ilmutuse. Mul oli laksust selge, mis ma pean nagu tegemaks. Aga siis oli viimane kursus, ei olnud mõtet enam hakata nagu maali üle minema ja siis ma lõpetasin arhitektina ja asusin ühtlasi siis maalima et oma programmi ikkagi ellu viia. Arhitektuuriga hüvasti jätmine võttis mul 4 lisaaastat, kuna endale üllatavalt olin ma ka sellel alal nagu ootamatult edukast. Me Urmas Muruga võitsime koos siis selle kuulsa moemaja konkursi ja seda me projekteerisime 2 aastat, kuni need joonised said valmis ja me olime rühmteega oma märgi maha pannud, siis ma tulin töölt ära ja sellest saadik ma olengi vabakutseline kunstnik. Urmas Muru on müsteerium ja ma vahepeal kahtlustasin, et ta ei ole üldse inimene. Ta on täiesti fenomenaalne tüüp. Samal ajal üks mu tõsisemaid ja produktiivsemat koostööd pakkunud koostööpartnerid, kes mul kunagi on olnud, minu kursuse kaaslane. Et mul oli kohe peale kunstiülikooli lõppu oli kindel idee luua kunstirühmitus, mingi liikumine tegelikult tänavas mõttes klassikaline kuraatori projekt, aga siis ei olnud sellised mõistedki. Mul oli plaan kokku panna olemasolev materjal, kes siis olid Sirje Runge, Jüri Okas, niimoodi Vilen Künnapuu. Aga kui ma esimest korda läksin selle jutuga Vilen Künnapuu juurde, siis tema nagu muigas, et otsi ikka nagu omasugused. Ja siis ma mõtlesin, et aga Urmas Muru, minu kursuse kaaslane. Et me olime teinud selleks ajaks terve seeria arhitektuurinäituste kujundusi, arhitektoone ja siis kui Muruga esimest korda läksin, aasta oli 1985, siis juba vara kevad. Vaat siis läks asi käima. Ja sealt siis niimoodi me koos selle rühmtee siis tegime. Rühmtee nimi tuli niimoodi, et me olime juba kõik ülejäänud asjad paika pannud, kirjutanud programmi, manifesti, tollel ajal niimoodi üldse tehtud, me olime selles mõttes arhitektuuri taust nagu aitas väga. Üks hetk me Urmas Muruga kahekesi valgetes särkides, lipsudes, minu mäletamist mööda ka make-upis, nagu silmad värvitud, nagu tollaegne niisugune see postpunk esteetika ette nägi, ilmusime üks hetk kahekesi Kadrioru muuseumisse olles aja kinni pannud proua Inge Tederi jutule, esitasime oma programmi ja teadsime, et meile teie ruumid meeldivad, me sooviks sind ja näitus. Siis proua Inge Teder vaatas meid nagu ikka nagu väga suuri silmi, aga ta oli äärmiselt šef-daam. Ja siis ta ütles mulle, et jah, muidugi, et noored mehed muidugi esimene näitus ikka muuseumis ikka, aga et meile nagu muuseumis on erinevaid ruume ja pakkus meile välja Adamson-Eeriku õue hoopis, kus kunagi varem ei olnud näitusi tehtud ega eriti ausalt ka hiljemini. See oli 1985 talv, näituse avamine ise leidis aset 86. Aga see oli siis esimene kord, kui me sattusime selle õue peale ja nähes seda lumist õue, meil oli jälle kohe pilt selge, nii selge lumi, põhjamaine esteetika, põhjamaine identiteet, avangardne, meile sobib, me võtame selle. Nimi tekkis just sealt samast nagu asja käigus, et sama kord, kui me käisime seda Adamson-Eeriku muuseumis neid ruume vaatamas, siis mööda minnes ma läksin ka pilgu üle Adamson-Eeriku eluloole ja seal oli mingi niisugune seik, et kuskil mingi 38 vist ta Saksamaal osales mingi grupi või rühma nagu tegevuses. Ja ma ei mäleta, kas see oli grupp või rühm, aga igal juhul mul kogu aeg angastus, et sõna rühm, et see on nagu äge.
et võiks olla nimi rühm mingi, näiteks mingi täht ja me käisime siis läbi terve tähestiku, et tundus, et on mingi konsonant, see võiks olla, mis meil on, see KPT, T on nagu äge kujund, on ju, Urmas Muru viskas veel, tegi I Chingi veel rituaali, et jah, et see sobib, viseeris ära, jäi rühm T. Üldiselt on kuidagi juurdunud niisugune arusaam kunstiteadlastel ja edasi nagu laiemalt, et mina, Urmas Muru ja Peeter Pere, et me nagu hilisemalt tõepoolest olime selle rühma tuumik, et ühtlasi me kõik olime ka nagu selle rühma loojad, tegelikult see nii ei olnud, me tegime selle konkreetselt Urmas Muruga. Juurde võtsime me siis minu tolleaegse abikaasa Lilian Mosolainele, kes oli nagu a priori, et see oli mul niikuinii kavas, et mis iganes ma teen, ma võtan tema nagu kampa, aga tema ei olnud nagu aktiivselt, ta ei osanud programmiliselt, ütleme nüüd. Tema õppis nimelt Mali kunsti sel ajal kõigest vist alles teisel kursusel. Neil oli väga huvitav kursus, Jaan Toomik näiteks õppis seal, Inga Aru, kes elab praegu Saksamaal. See aeg ma läbisin kogu selle kursuse kuidagi nagu underground korras, olemata listis ja käimata kohal, olles huvitanud nagu maalikunstist, ma tegin nii-öelda kaugõppes või distantsilt nagu kogu selle asja kaasa, kuni maali tehnoloogiat ja niimoodi välja. Ja Vilen Künnapuu pärandas meile ühe oma eelmise assistendi, kes oli Urmas Mikk ja tolleks ajaks linnaametnik. Kui me endid tutvustasime, siis Urmas Miku niisugune enesetutvustus oli nagu eriti huvitav, et me oleme õilsad kunstnik-ametnikud. Ja kuna me siiski ei olnud, see nagu statement jääd sisse, aga nagu see iseloomustab seda, et kuidas Urmas Mikk ennast kvalifitseeris. Urmas Mikk oli väga huvitav kuju, praeguseks on ta kahjuks surnud. Aga tema panus oli niimoodi, et meil oli plaan sinna teha õue nagu jääpõrand, et ta tellis linnaametnikuna, tellis sinna tervet tuletõrje brigaadi kohale ühe hooga jäises külmas 86 veebruar oli siis juba kaeti see Adamson-Eeriku muuseumi õu, ta on umbes 10 sentimeetri paksuse veekihiga, aga juhtus hoopis see, et ta võttis nagu selle kirme peale, vesi läks kõik maa sisse ja see jääkirme nagu tegelikult väga kiiresti purunes. Aga Urmas Mikk ei lasknud ennast sellest häirida ja tõi mingist linnapargist laskis koertulu pargipingi pani sinna. Et see oli nagu tema installatsioon. Muuseas, tal oli väga huvitav graafika, mille pärast me ta tegelikult võtsime. Ja 5. liige oli siis Hasso Krull ehk tolle aegse pseudonüümiga Max Harnon. Ja Hasso Krull, nagu minagi õppis 7. keskkoolis, sealt ma nagu mäletasin tema teravaninaliste punki kingade ja niisuguse päris omapärase attitude'i järgi torkas meil koolis silma. Ja tema oli selleks ajaks avaldanud 3-4 luuletust, mis nagu väga mind võlusid, mingi musta-valge täppu rida käis tal jutt käis klaverimängust. See nagu sobis nagu meile väga hästi ja nii sai tema kampa kutsutud. Hasso teisel näitusel ei osalenud, loobus ühtlasi ka Max Harnoni nimest, mille puhul ma tegin niisuguse kontseptuaalse teose varalahkunud luuletaja MH mälestuseks. Juures olid fotod kellestki 30. aastate tüdrukust, kes võib-olla et isegi oligi tõepoolest Marie Heiberg, MH. Hasso jällegi oli meie rühmaga tagasi järgmistel näitustel ja oleme hiljem teinud tihedat koostööd. Hasso just nimelt oli ju see, kes meile tutvustas kõike seda prantsuse kaasaegset filosoofiat. Meie olime tegude inimesed, Hasso rääkis meile ja kui tundus nagu äge olevat nagu mingi statement nagu body without organs, läheb töösse, sari performance, me väga ei süvenud, mis värk on, takkajärgi nüüd ma olen muidugi need lugenud läbi, aga siis me lihtsalt usaldasime Hassot pimesi selle koha peal. Aga vahepeal oli üks nendest kevad- või sügisnäitustest, kus žürii võttis vastu 2 või 3 Peeter Pere ääretult ekspressiivset maali. Ja seal ma siis nägin, et mida
meie siinsamas ühe laua taga istuv poiss teeb ja noh, kahtlemata siis me kutsusime ta hoobilt kohe kampa, Peeter oli nõus, nii et tema oli meie rühmaliige siis teisest näitusest alates. Veel huvitavamatest rühmakaaslastest Tiina Tammetalu, siis Anu Kalmama, niisugused ekspressiivsed sügavtrüki tehnikas asjad olid, mis nagu võlusid, oli samuti teisel näitusel osaleja. Kutsusime 3. näitusele ka Ove Pütneri, kuna me väga hindasime tema teadmisi just nimelt maalitehnoloogia asjus. Tema oli nagu sellel just tehnoloogiale spetsialiseerunud. Siis näitleja Maria Audjusko, fotograaf Tarvo-Hanno Varres, terve Röövelööbiku bänd tegelikult. Oli veel ridamisi teisi. Performanceid me tegime nagu maitseainet sinna juurde, et noh, kui oli avamine, noh, üldiselt me olime kursis tolleks ajaks juba nagu Joosef Poisi ja Maria Abramovitš ja niisuguste suurkujude tegemistega. Üks hetk kujunes see niisuguseks üllatuseks meile ja ausalt öeldes üleüldsegi mitte kõige meeldivaks üllatuseks, et äkitselt hakati meie tegevusest üles noppima just nimelt neid performanceid, et see on äge, lõhkuge jälle midagi ära, pange midagi põlema, lõigake veene, see on äge. Ja ühtlasi kippus nagu väga varjule jääma kõik see muu asi, mis me tegime. Ja ma usun, et kõik meist, mitte ainult mina, pidime endile tunnistama, et meile ei meeldi see asi. Aga niimoodi see käima läks. See oli siis niisugune vahepealne periood, kus tegelikult me olime teadlikud kuidagi või endale teadvustanud selle asja niisuguse potentsiaalse konjunktuursuse. Aga me samal ajal tegime seda ikkagi väga siiralt ka. Et see on just see küllaltki lühike periood tegelikult, mis langes vahemikku 88 kuni 91 ja sinna vahemikku tegelikult lähevadki kõik need greatest hitid, mis on ka näitusel väljas. Tõenäoliselt mina sain vist neid kutseid kõige rohkem ja samal ajal ka Urmas Muru ja Peeter Pere tegid Helsingis oma vahel veel asju. Meil nagu kuidagi moodustus selline partnerlus, et mina tegin oma asju üksi, Urmas ja Peeter tõid eraldi, siis kui meil näiteks oli see suur 91. aasta performance'i näitus, terve näitus, mis oli ka ainult performance'id Tallinna kunstivoolis. No siis niimoodi me üksteist nagu välja vahetasime, et ikka magada ka saaks. et üks õhtu tegi üks tiim, teine õhtu nagu teine tiim. Young knives in the hands of these dancers to cut through the length of the void. They're huge stones in the hands of these dancers to smash them together and bring the fire upon the fragile soil. Väga palju muud tegevusest ei oleks üldse võimalik, kui ei oleks tiimi, meeskonda. Ja selle koha pealt on mul tegelikult ikka päris pikaajalised kogemused sealhulgas bändi tegemisest. Kogu mu käitumine oli täiesti teistsugune. Me eeldasime tiimitööd, bändis on nagu kõik võrdsed, ma nagu pisut rohkem korraldan neid asjasid ja nii. Sama loogika jätkus rühm tees. Me algusest peale ei pannud paika üldse, et kes siin on nagu rühmajuht või niimoodi, et enamasti tegime need asjad Urmas Muruga. Plakatid, kõik asjad, programmid töötasime välja. Konsulteerisime Hassoga, Peeter Pere tuli alati kaasa, kui oli vaja, tähendab kolmandat kätt nii-öelda juurde. Võt see on kõik see asi, et kui vaadata kõikide nende bändide ajalugusid ja et see on loomulik loogika, et jõulised isiksused kasvavad bändist välja ja üks hetk läheb nagu bänd laiali, mille publik kurvastab, kuidas Beatles läksid laiali, eks ole. Aga nii see käib, seal oli Lennoni ja McCartney vahel tõsine hõõrume ja kõik on loogiline. Ja mõlemad suured isiksused, eriti Lennon muidugi. Ja ma kuulen ennast mõlemad suured isiksused eriti Lennon. No aga nii oli. Ja
90-ndatel oli ilmselge, et me hakkame nagu minema erinevaid teid. Mul on sügavalt hea meel, et Urmas Muru ja Peeter Pered jätkasid seda arhitektuuririda, kust mina lahkusin. Me tegelikult tegime täiesti fikseeritud firma KMP, Kurvits Muru Pere, kust ma siis lahkusin praegu, see on arhitektid Muru ja Pere. Ja nii toimub bändide laiali. Aga tähendab seda sama praktikat, et tiimitöö, et näiteks kui ma tegin oma selle suure näituse Tallinna Kunstihoones, ja mul oli meeletu tiim, mis mul seal töötas. Et loomulikult suurele osale ma konkreetselt maksin, seal olid eelarved, 7 meeskonda töötas mul seal. Nii, aga mis mind nagu tohutult paelub selle asja juures, et kuidas see asi nagu käima läheb, et kuidas nagu tekib see sünergia, et osadel on muidugi, et sa palkad inimesi maksad, aga et tuleb juurde väga tõsiseid poolehoidjaid ja professionaale, kellele sa isegi ei maksa, kes ei saa mingit kuulsust tähelepanu, aga nad teevad suga koos selle asja ära, et see on nagu mingi ühine asi. Mul on kuidagi elavalt silmas, kuidas Marko Laimane säde silmis ja sädemed pritsimas sellest ketas saes, kuidas saeb mul neid reste selle Malmströmi installatsiooni jaoks. Ja nii kujunes ka praegu nüüd nagu selle Kumu näitusel, et see oli tõesti ikka pompöösne ettevõtmine, palju meil sealt neid tiime töötas ka, seal 40 inimest vähemalt. Ja et kuidas see asi läheb nagu niimoodi käima, et see peab inimestel peab tekkima usk, et see on äge asi, mis sa teed. Aga seda usku ei saa, nagu kuidas ma käin, et usku, ma mingi profet Eelia olen. Et ei ole, et see on päris salapärane, aga mul ei ole nagu muud seletust selle suhtes, et kui mul lihtsalt pikaajalist kogemust. See on pikaajaline praktika, kuidas ma olen aru saanud, et üleüldse asjad käivad. Minu elus on olnud päris mitmeid, aga samal ajal ka mitte ülemäära palju väga huvitavaid naisi. Nad on olnud kõik meeletult jõulised, enam kui märkimisväärselt tähelepanuväärsed loovisiksused ja mõnega neist olen ma koos elanud, mõnega neist olen ma abielus olnud ja isegi meie koostöö on olnud kohati päris viljakas, et alustades meie ühise poja Robert Kurvitsa emast Lilian Mosolainenist, kes eriti omas ajas 80-ndatest ta oli väga jõuline karakter. Ja mul on natuke kahju, et ta on jäänud nagu stseenist kõrvale. Tal olid kõik võimalused. Aga igal juhul on päris kindel, et meil on kahe peale õnnestunud maha saada maailma kõige šefima pojaga. Ja kellega me oleme koos teinud bändi ja kes on igavesti lahe kuju. Edasi jätkus minu väga romantiline suhe Maria Audjuskoga, mis kokku kestis 7 aastat. Midagi lõplikult produktiivsest sellest välja ei koorunud, aga 7 aastat on päris pikk aeg. Me koos tegime nii mõnedki performanceid Eestis, Soomes, Rootsis ja siiamaani, kui me kokku saame, mäletame neid päevi helgelt ja ma arvan, see oli armastus. Vähemalt minu poole. Mingisuguseid hullusi me nagu tegime ja tundsime sellest nagu suurt rõõmu. Aga minu enda jaoks ei olnud see üldse nagu selline nagu tõsitähenduslik kunsti tegemine või ma ei andnud sellest nagu absoluutselt endale aru, et ma lihtsalt nagu olin nende inimestega koos ja mõtlesin aeg-ajalt midagi hullust välja ja arvasin, et sellel kõigel peabki olema ainult nagu see tähendus, mis rõõmu ta meile pakub, et ma ei ole kunagi nagu arvanud, et need mõned performance'id, mis me koos Rauliga tegime, et nad ületavad mingisuguse sellise ei oskagi öelda, mis künnised. Kindlasti see, mis nagu Siim Tanel Annus tollel ajal nagu korraldas ja
ja mõtles ja tegi, et see oli kindlasti nagu palju tõsisem tegemine kui see, kuidas meie nagu neid oma asju nagu niimoodi nalja ja rõõmuga pooleks tegime. Ma alati pean talle ka pöialt, et tal nagu hästi läheks, et ma pean teda iseenesest väga nagu andekaks ja võimekaks inimeseks ja kunstnikuks. Et võib-olla Rauli takistuseks on et on teinekord nagu liiga laisk või viitsi nagu mingist asju ära lõpetada ja teeb need viimasel minutil. Et ma arvan, et potentsiaal on tegelikult veel suurem, võib-olla see Kumu näitus on ikka nagu tema vääriline, et teinekord nagu mõned aastad on siuke vaikus ja siis korraga nagu ta teeb sinna Võiduväljakule selle klaaskiriku ja mis on nagu täiesti nagu vaimustav ja hullumeelne. Et ma meeliks seda Rauli näha nagu rohkem nagu selles meie ümbritsevas kultuuriruumis, et igal pool võiks midagi olla. Ene-Liis Semper, keda tutvustas mulle Mari Audiusko. Oli see, oli kuidas oli, igal Ene-Liis Semperiga üks, et me täiesti konkreetselt abiellusime, me viisime läbi just dekadentlikud pulmad, me elasime samuti 7 aastat koos ja tegime päris hulle ja ilusaid asju. Mind on nüüd süüdistatud ajakirjanduses või nii, et või kuidagi jäänud mulje, et nagu mina jätsin Ene-Liise maha. Tegelikult on tegemist täiskasvanud inimestega. Keegi ei jäta kedagi maha. Me oleme eetilised inimesed. See lõppkokkuvõttes on vastastikune kokkulepe. Ükskõik kui valus see kõik ka ei oleks. Ega ju ei kujuta, et ka seda, et me oleksime Kurvitsega koos mingit pensionipõlve pidanud, vaevalt nüüd küll. Raul on ju vana anarhist. Mul oli see aeg ikka teatri all nii kinni, et ma arvan, et kui ma ei oleks selle Kurvitsa ja rühm tee otsa komistanud, ega ma vist ei oleks leidnud seda hetke, et ma oleks kuidagi kujutava kunstiga hakanud ise aktiivselt mingeid suhteid sõlmima. Et tol hetkel olid need vestlused Kurvitsaga mulle olulisemad kui need proovid, vähemalt paha öelda küll, aga kui see lavastus valmis sai, siis ma pean tunnistama, ega ma väga palju ei mäletanud, kuidas ma seda kõike tegin. See kõik käis kuidagi poolintuitiivselt. Aga lavastus oli kahtlemata õnnestumine ja egas need vestlustest ka ju tegelikult, ma arvan, oli täitsa palju kasu. Kui ma hakkasin mingil hetkel Kurvitsa performance'ites üldse kaasa lööma, siis ma ju väga palju ei jõudnud tegelikult rühtejaks tol hetkel minust nagu oma seda aktiivset performance'i tegevust lõpetama. Seal oli enne olnud päris palju muid niinimetatud assistente, et mina olin siis üks neid viimaseid, kes nagu liitus. Et jah, see paar korda sain nii-öelda pealaspidi kuskil laes rippuda, et siis edasi juba läks nagu tõsisemateks asjadeks ja see assisteerimine jäi ära. Ja see minu, võib-olla suhteliselt selline jultunud komme kogu aeg nagu oma nina igale poole toppida ja kõike kommenteerida viis nii kaugele, et mingil hetkel, see on see vana legend, eks ole, et miks minust see üldse videokunstnik. See tegelikult sõna ots mõttest tuli sellest, et Raul mingil hetkel ütles mulle, et kuule, et kui see nii lihtne on sinu arust, mida sa kogu aeg ütled minu tööde kohta, eks ole, et siis tee ise. Et miks sa ise ei tee, mille peale mul äkitselt tuli nagu, et ma pole selle pealegi tundnud ise teha, et eks ma teen ise ja tegin mingi esimese töö ja paradoksaalsel kombel see oligi lihtne. Ene-Liisiga, jah, peab tegelikult ütlema niimoodi, et me proovisime teha koostööd, aga meil läks nagu alati jamaks.
Vot Ene-Liisiga läks alati jamaks, et need koostööprojektid olid liiga niisugused nagu võimuvõitluslikud, ma ei oska öelda, mina enda poolt kommenteeriks seda niimoodi, et mina suhtun alati mees-naise suhtes võrdväärsesse partnerlusse, ma ei ole mingi fucking šovinist. Ja meil nagu Ene-Liisiga kujunes see asi nagu niimoodi, et meil kujunes nagu võimuvõitlus, mingit pidi loomingulistes suhetes. Samal ajal kui järgi mõelda kõikide oma naistega. Või on mul olnud sama probleem, et see on nagu selline dilemma, et ma otsin ja ma hindan väga andekaid, samal ajal väga ilusaid naisi, aga võt siis tuleb nagu see võimu küsimus vahele, mis on minu meelest kuskilt nagu väljastpoolt dikteeritud ja see on niisugune, no ma ütleks, see on see needus, mis käib, see on see ajaloo needus, mis käib kaasas ja niimoodi need suhted paratamatult lõpuks lõpevad, ka minu kolmas abikaasa venelanna Aliina Kurvits, praegu Aliina Lind oli väga jõuline ja tugev isiksus, väga omapärane karakter ja probleemid täpselt sama. No üldiselt on nii, et meie see eestikene, et ta on nagu hästi armas, aga ta ikka on nii väikene, et New Yorgis elab 5 korda rohkem inimesi kui Eestis kokku. Et üks hetk, eriti kui sa oled niisugune, mitte veel väga vana, aga mitte enam päris poisike ka, et tekib selline tunne, et võiks nagu proovida avardada oma nagu võimalusi ja kui otseselt selliseid pakkumisi ei ole olnud, et mõnel teisel kunstnikul siin on nagu vedanud niimoodi, et meie kuraatorid tulevad ja viivad su asju erinevatele biennaalidele, minul kahjuks ei ole niimoodi vedanud, et üks hetk ma siis otsustasin, et ma oma enda käe peale absoluutselt. Ma tegin radikaalselt samme, ma müüsin maha oma korteri, sain sellest haletsusväärse summa, kui ma võlad ka ära maksin, siis jäi ainult 50 000 krooni sellest järgi korter. Aga ma mõtlesin, et ma teen selle sammu, ma olin nagu 40. eluaasta piiri peal, see on nagu viimane võimalus, tegelikult ma olin liiga vana ja siukese samme tuleks teha tegelikult 20. vanustes eluaastas, aga ma tegin selle sammu ja sinna ma läksin, 2 aastat ma vastu seal pidasin, mis oli tegelikult eksistentsiaalses mõttes tõsine saavutus. Siis sa tuled nagu korraks koju puhkama ja nii-öelda nagu genereerima jõudu koguma, et sai ka selgeks, et sinna uuesti minna on jälle vaja uuesti ressurssi, on vaja uuesti seda samad 50 000 krooni. Näiteks alla minna, siin ei ole üldse mõtet minna ja sa ei saa seda, sa ei saa 100 krooni, eks ole. Ja siis kogu see foon tekib nii, Kurvits on Eestis tagasi, Kurvits on Põrus Ameerikas. Ükskõik, mis ma siin nagu esitan, kõik nagu see saab ainult nagu negatiivse fooni ja niimoodi kestis see 10 aastat. Mis on, ma olen praegu 52, on 1/5 minu elust. Tegelikult 1/3 minu reaalsest ja kunstniku elust, 1/3. Et see oli päris õudne aeg, et ei ole olnud niimoodi, et ma olen alati nagu midagi poputanud nagu sitta pilpa. Margus Tamm, kes on eriti radikaalne, väga tegelikult õela ja kriitilise ütlemisega olnud konkreetselt minu suhtes, võib-olla ka teiste suhtes läbi aegade, kirjutas Päevalehes artikli, kus ta nagu, üsna lihtsalt, aga ta esitles niisuguse imekauni loo rockstari Rise, Fall and Comeback loost. Ma olen sügavalt tänulik
selle loo eest, see oli minust peale selle, et ta oli ilus ja mulle väga südamesse minev, ta oli ka adekvaatne. Et täpselt nii see asi käib, et kui sul on noorest peast on olnud Rise, sa oled 30. eluaastal tegelikult ennem seda, me olime 24-25 tegelikult, kus me saime juba tõsise tähelepanu. Kui sa oled lennanud orbiiti, eks ole, nii, et siis on nii, et on kaks võimalust, et kas siis sured kohe ära, nagu Kurt Cobain ja sind mäletatakse igavesti või on siis see võimalus, et ei surnud ära, siis jääd sa kiratsema ja lõpetad hoopis näiteks nagu Gary Glitter, kes on juba vangi pandud ja igas mõttes alla käinud. Nii, aga on ka kolmas võimalus, et on see Rise, Fall on ju, mille konstrueerib tegelikult ühiskond. Mul on jõudnud ka see kohale, et ükskõik, mis ma tegin 2000-ndatel, mitte miski asi ei pälvinud heakskiitu, mitte ühelgi tasandil. Ma kaotasin muulgas kõik oma sõbrad. Et see on nagu uskumatu, et kuidas ja ma saan kuidagi, see ei tule minust, see on nagu välja poolt sunnitakse peale nagu see lugu. Ühiskond, isegi mu sõbrad nagu vajavad sellist lugu, et down, niimoodi. Aga kes on öelnud, et sellele nagu järgneb comeback, eks ole, et tõenäoliselt väga vähestel see õnnestub. Aga mul vist, ma ei tea, vist õnnestus. Et läks hästi. Kunstnik Raul Kurvits ja vennatütar, luuletaja Joanna Elman. Kogu see asi läheb ikka süvitsi. See on nagu süvitsi, et tänapäeval ei ole niimoodi, et mis veel minu nooruse ajal oli, et oli võimalik tulla publikut üllatama mingisuguste uudsustega. Tänapäeval see unustage ära, uudsus ei ole kategooria, kõik see on läbi käidud. Et kategooria on sügavus, dimensioon on sügavus. Ja kusjuures publik, see on osutunud ootamatult tähtsaks, et kui ma märkasin kuskil just selle samal ajal 2000-ndatel, et kõik need põhimõtted, mille eest me omal ajal nagu võitlesime, me võitlesime välja selle uue kunstiparadigma, et see nagu äkki ei toimi. Et kus on siis viga, kus on kamm, on ju, et ma olen väga palju ka selle küsimusega nagu tegelenud, aga üks järeldusi on ülilihtne, et publikut tuleb austada. Ei ole nii, et me ei siin kunstnikud, et me oleme nii palju lugenud, me nagu lihtsalt me vaatame nagu, et me osast, et publik on idioodid, et ei ole nii, et algusest peale meie programm on olnud nii ja ma jätkan seda programmi, kelle jaoks me teeme asja, publiku jaoks ja me enda jaoks. Ma olen nii laisk inimene, ma ei viitsiks üldse midagi teha, kui ma peaks nagu enda jaoks tegema. Publiku jaoks ikka. Näituse tegemine siin Kumus oli üks igavesti meeleolukas ja vahva protsess tegelikult, kuigi samal ajal see protsess oli kahtlemata ka ääretult pingeline. Just nende laudade taga toimusid need suuremad ja olulisemad strateegilised otsustused, arutelud, et mis ja kuidas. Ja mulle tohutult meeldis just see, et kuidas kogu tiim kaasa tuli. See oli niisugune kollektiivne töö ikkagi mingis mõttes, et kui erinevad osalised hakkasid aru saama, et tõesti sellest tuleb üks vägev asi, neil tekkis nagu usk sellesse, siis edasi läks kogu see asi täie fungiga käima. Ja see kohvik muutus mulle eriti armsaks nagu teiseks koduks või nii, et isegi kahju, kui see näitus läbi saab, ma arvan, ma jäängi siin sageli käima. No mul on alati olnud kõige hingelähedasem tegelikult maalimine ja sellepärast
olen ma pidanud väga sageli tõsiselt kurvastama, et kaasaegne kunst on tõrjunud maalikunsti niisuguseks nagu konservatiivseks žanriks või nii. Aga minu jaoks maalimine ei ole mitte mingil määral seotud mingi konservatiivsusega või tavalist. Mulle meeldib tohutult see protsess, see on meditatsioon, see on asi iseenesest. Ja nüüd kahtlemata nüüd siis see installatoorne värk. Võrrelda nagu maalimist installatoorse kunsti tegemisega, siis seal on niisugune väga suur põhimõtteline erinevus. Et see ongi nüüd nagu see asi, et miks mulle maalimine just eriti hingelähedane, et seda ma teen üksi ise, ma vastutan nagu iga oma liigutuse ja seisundi, ja seal olen, ma olen kuningas Jumal, kogu see maailm väljamõtleja ja teostaja. Installatoorsete protsessidega on täiesti teistmoodi, neid ma enamasti üksi ei tee. Mõne puhul juhtub nii, et ma ei pane isegi oma isiklikku kätke külge. Neid asju teevad päris suured meeskonnad. Ma ei mäleta palju neid inimesi kokku oli, kes neid pudeleid siis lõpuks tassis. Aga seal on nüüd nagu see mõnu teistsugune, et seal tekib niisugune kollektiivne sünergia ja muidugi tohutu vastutuse tunne on alati selle juures, et maalimise puhul kõik on easy. Seal ei ole niisugust tunnet, et niisugune vastutuskoorem on nagu kaelas, küll on installatoorsete protsesside juures. Aga nüüd täiesti põhimõttelise vastandina kõikidele nendele suurtele, võiks öelda hiiglasuurtele objektide on mul siin näitusel üleval ka üks väga minimalistlik ja mahult tilluke isegi teos, mis vaata, et ei olegi muud kui minu oma prillid, kust aga läbi vasaku klaasi näeb üht-teist. Ja sellega nüüd hoopis selline lugu, et tegelikult olen ma olnud sünnist saadik vasakus silmast peaaegu et pime, aga stereoefekt tekib ja see ei ole mul takistanud kunsti teha, kuivõrd parema silmaga ma olen ikka super hästi näinud, aga nüüd selles teoses ma esitlengi seda, mida mina ei näe ja küsin vaataja käest, et mis sealt paistab, kuivõrd mina vaataks sealt läbi nende prillidega, ma ei näeks nagu midagi. Selline väike mäng omaenda kehalisusega ja selle eripäradega, ruumispetsiifilise olukorraga ja abstraktse valguse ideega, kuivõrd on ju ka väga ilus see, mis seal juhtub selle klaasi optika ja valgusega koosmõjus. Eks minu erinevate tegemiste juures on täheldatud päris intensiivselt sellist vägivaldsust, mis aga ei maandu kellegi teise peale, vaid minu enda peal. See nimetab transgressiivsuseks ja nii edasi. Aga ma arvan, et see loogika seal juures on selline, et teha tõepoolest mõjuvaid asju, vaadake, vägivald on mõjuv või vähemalt see ohutunne, mida me vaatajas üritasime tekitada kõikvõimalikul moel, aga nüüd on ka see, et see ohutunne või see niisugune vägivalla potentsiaal, see peab ju ka kuhugi maanduma. Ja oleks minu meelest ääretult kole, kui keegi kolmas kannatada saaks. Nii et ei jäädki vist muud üle, kui enda peal see maandada. Aga ma ütleks siiski, et kõike seda me tegime mänguliselt. Samal ajal jättes vaatajale võimalikult realistliku mulje, ühtlasi kõik see niisugune transgressiivsus oli professionaalse kontrolli all. Näiteks kui sealt kosest alla tulin, eks ole, seda sai ennem läbi proovitud, et see ei oleks ohtlik. Kõik need asjad, ükskõik kui uudsõna nad välja paistsid, olid kontrolli all selles mõttes, me tegime neid asju nii nagu ikka teatrit ja kino tehakse, jättes siiski vaatajale muidugi mulje, et tegemist on ikka väga päris asi.
Teistpidi täpselt samamoodi nagu Marina Abramovitš on kirjeldanud oma tegevust, et need on eksperimendid, milline üleüldse on performatiivne seisund, mis juhtub, kui kaamera pannakse käima ja mis siis inimese teadvuses toimub, milleks ta sealjuures võimeline on. Täpselt sellega tegelesime ka meie, aga ma peaks ütlema, et jällegi võrreldes Abramovitšiga me olime tükimaad kuulimad. Ütleme nii, et meil oli see asi tükimaad rohkem kontrolli all. Ma olen päris huviga ja tõsiselt tegelenud tõepoolest sellega, et laval olles lased täiega minna, nii et sa põhimõtteliselt võiks öelda, et isegi loomastud või tähendab igasugune ratsionaalne kontrolliv aru nagu kaob justkui peast ära, aga seda küll kõigest ainult ühest küljest. Teisest küljest ma enda kogemuse põhjal võin öelda, et sinna tekib kõrvale nii-öelda teine mina, vaatleja mina, kes väga täpselt jälgib ja kontrollib, mida nüüd see esimene oma inimsuse loovutanud, minetanud tüüp siis korda saada. Ja selle vaatleja mina kontroll, see oli alati olemas. Täiesti omapärased ja muudest asjadest oluliselt erinevad on need kaks kapitali või rahateemalist videod, mis mul on niimoodi kinoformaadis esitatud, üks saal ja teine saal. Esimene neist sai tehtud 1998. aastal ja tegemist on niisuguse iroonilise humoorika eksperimendiga, võiks öelda naturaalmajanduse teemal, et kui toimub mingi teenuste ja kaupade ringlus, üks hetk ring saab täis ja siis, et nagu raha ei pruugiks nagu sellises protsessis üldse vaja ollagi, aga ma toon ikkagi selle raha sümboolse elemendina ka sisse, niisugused pulgakesed käivad nagu läbi see, millest lõpuks siis moodustub niisugune rahaline monetaarne ring, mille protsessi ringi sulgudes võib iseenesest maha kanda ja ta muutub puhtalt kunstiväärtusega artefaktiks, mis tegelikult sagedasti rahaga just nimelt juhtubki, eks ole. Mündid, mis on ammu käibelt kadunud, aga millel on oma artefaktiline museoloogiline väärtus. See video jäi kuidagi väga üksikuks kõige muuga võrreldes ja lõpuks tundsin ma tungivat vajadust teha talle paariline juurde, Bank of the Sun, mis on tegelikult kokkuvõte umbes 10 aasta tagusest arutelude sarjast, mille me oma sõpradega läbi viisime, Peeter-Maria Laurits, Tarvo Hanna Vares, me planeerisime ühte suuremat näitust. See projekt töösse ei läinud, aga see video Bank of the Sun on jälle omakorda selline humoorikas, irooniline kokkuvõte võib-olla kogu sellest temaatikast. Tänan lahke vastuvõtu eest ja it has been nice to do business with you. Vabandust. Üldiselt videot olen ma enda puhul käsitlenud pigem toetava meediumina, et ma olen rakendanud videot erinevates installatsioonides ja päris niisuguse video kui iseseisva žanriga ma väga ei ole tegelenudki, aga mul on lihtsalt aja jooksul kogunenud mingi ports selliseid etüüde, millest kokku võib vaadata, et on isegi mingi komplekt saanud, aga nüüd päris viimasel ajal on mul hakanud tunduma, et miks mitte võiks nüüd lõpuks ka videole tõsisemalt tähelepanu hakata pöörama. Ja kaks uuemat asja mul siin näitusel väljas, üks hommik ja Purple Silk Horizon, kus ma olen teinud siis nagu tõsisemalt katsetusi video kui niisuguse valdkonnas. Nad on natuke niisugused sürreaalsed, mind alati huvitab niisugune imemoment. Võib-olla
erinevates muudeski kunstiväljundites ma olen ajanud taga kogu aeg mingit imet, mis muidugi ei juhtu kunagi. Aga videos vaata, et ongi võimalik, et juhtub. Need on sellised asjad. Nägemuslikud. Just natuke kummituslikud asjad, võiks öelda. Mul on alati niimoodi olnud, et erinevad teised autorid, muusikud, kirjanikud, filosoofid läbi terve ajaloo on minu jaoks justkui nagu sõbrad. Ma suhtlen nendega nagu sõpradega kohvikulauas või muidu elus, vaidlen nendega ja mul on välja kujunenud siis teatud valik niisugused, kuidas öelda, eriti lähedasi sõpru selles ringis, kelle hulgast siis esmajoones nimetaks võib-olla filosoofe. Aquino Thomas, palun väga. Kaasaegsematest siis muidugi Bergson ja Gilles Deleuze. Kunstnikest Joosef Beuys oli omal ajal selline kunstnik, keda ma mingi aeg nagu lausa oma vaimseks eeskujuks pidasin. Hiljem on muidugi nii, et ma arvan, et enamike kunstnikega juhtub see niimoodi, et varajase nooruse eeskujud nad lihtsalt kaovad ära, inimene näeb oma loomingu arenedes, et sa oled nagu kõrbes, sul ei ole enam kuskilt eeskuju võtta, sa oled nagu üksi ainult vastutav oma tegevuste eest. Aga niisugust mõttelist dialoogi pidada oma taoliste sõpradega, see on ju alati huvitav. Ja nüüd siis veel see muusik, eks ole. Et kokkuvõttes välja vist päris palju neid žanre ja valdkonda, millega olen tegelenud, aga muusika on mind eluaeg huvitanud iseäranis. Alates sellest peal on bändi teinud, omal ajal hiljem pojabändis trummi mänginud. Nüüd lõpuks see asi, et laulda ma ei ole mitte kunagi ju päriselt osanud, eks ole. Aga nüüd 50. eluaasta künnisel juhtus, et mulle tundus seda Darkness ümisedes, et äkki seda laulu ma oskan. Andsin välja selle peale terve plaadi oma lugudega ja siin näituselgi üleval siis see muusikavideo Darkness, mis oli esimene selles minu jaoks võib-olla täiesti uues asjas minu elus, kus ma tõesti mikrofon käes laulangi ja ma loodan, et seda tegevust jätkub tõsiselt kauemaks. Darkness, with my blanket, coloring on the endless night, take away the pain of knowing, feel the earth. So I know